Minu tänane soovitus sulle on, et loobu ootustest. Tere tulemast tagasi vaatama, kuulama minu podcasti Uus algus ehk 15 minutit heliga. Ehk et see on minu videote sari, kus ma räägin sinuga kõige rohkem 15 minutit järjest ja annan mõned mõtted, kuidas oma eluga keerulisest kohast välja tulla, edasi liikuda. Ja üks hea mõte on tõesti see, et eriti keerulises eluetapis loobu ootustest. See tundub nagu allaandmine, aga täna näiteks ma olen siin Luuke mõisapargis. Ma olen siin esimest korda elus, sest ma käisin lugejatega kohtumas siin lähedal koolis ja siis ma nägin seda silti ja ma mõtlesin, ma sõidan läbi. Ja see on nagu tohutult äge kogemus olnud, see mõisapark, kõik mis siin on. Ja see tuletas mulle meelde, kuidas ma olen väga ägedaid ja häid kogemusi saanud sellistes suvalistes kohtades, kust ma ei osanud seda oodata. Ehk et reisides minu jaoks on hästi tavapärane, et ma pööran kuskile suvalisse kohta sisse, vaatan lihtsalt mingid kohta, mis lihtsalt ette jääb, ma loen silte, mis tee peale jäävad. Ma ei tee tohutult eeltööd ja mul ei ole väga palju ootusi, kui ma lähen kuskile uude kohta. Ühelt poolt vahest tundub nagu see keeruline võib-olla ja nii-öelda kaotatud aeg on ju, et kui ma ette uuriksin, võib-olla ma teaksin rohkem, teaks kuhu täpselt minna. Aga teistpidi ma usun, et ma olen just saanud selliseid kogemusi ja elamusi, mida ma ei oleks saanud, kui ma nagu otsin ja käin nagu täpselt kohast kohta ja püüan vaadata nii-öelda kohustuslikke asju ainult üle. Ja see tõi mind mõttele või tõi taas minuni mõtte, et tegelikult on ju eluga täpselt samamoodi. See on see, mida ma olen enda elus korduvalt teinud, et mida keerulisem koht on, seda rohkem tuleb loobuda ootusest. Tuleb loobuda sellest teadmisest ja mõistmisest, kuidas asjad peaksid olema. Mulle endale ja ka isegi minu lastele on tekitanud see palju nagu segadust teiste inimestega, sest vahel on teistel väga raske sellest aru saada, aga ma päriselt olen nagu, ma ei saa öelda, et alandanud standardeid, aga just see, et muutnud seda, et mis nii-öelda peab olema. Siin pargis, võib-olla pärast on teile näidata ka, on tohutult palju pärnapuid, nagu hästi äge, ilus, tõesti nagu terve see plats on siin täis neid. Ja nad on kõik pärnad, aga nad on kõik täiesti erinevad. Ja me nagu puude puhul ei eelda ju seda, et nii sa paned pärnapuu maha, tast tuleb täpselt selline, nagu on kõrval teine pärn. Aga praegu ma tulin just kohtumast lastega. Ma ei tea, palju neid seal kokku oli, aga ma kohtusin 5. kuni 9. klassiga, 2 saalitäit, mulle endale tundub, et see oli mingi 200 last, aga võib-olla nii palju ei olnud, aga igal juhul nagu väga-väga palju. Ja ma ju ei saa eeldada, et kõik need 5. klassi või 6. klassi või mis iganes klassi lapsed, et nemad on kõik ühesugused. Isegi ühe pere lapsed, nad ei ole ju sul kõik ühesugused, aga me tihtilugu siiski ootame neilt samu asju. Ootame seda sama nii-öelda standardit. Ma tean, et see standardist väljapoole minek, see on alati hästi aeganõudev, energiat nõudev ja lihtsam on jääda sinna mingisse vahemikku, mis iganes valdkonnast me räägime. Ja iseenda puhul samamoodi. Et ma on hulga lihtsam endale öelda, et mida ma pean jõudma, kust maalt ma pean jõudma, mis on need piirid, aga see mõistmine, et mingis eluetapis see ei toimi. Iseenda puhul ja ka näiteks laste puhul on ju, et jaa, ma saan mingilt maalt nõuda talt mingisugust käitumist, mingite piiride täitmist, mingite nii-öelda limiitide täitmist, aga ühelt maalt on see, et kui olud on muutunud, kui mingid asjad on täiesti teistmoodi, siis ei saa kogu aeg jääda selle juurde, et ühed asjad küll muutuvad, aga teised peavad, ehk see, mida me saavutame, kuhu me jõuame, et see peaks nagu jätkuvalt olema selline nagu varem. Ja kui teiste puhul on seda veel nagu lihtne jälgida või siis vähemalt me saame sellega paremini hakkama, siis iseenda puhul tihtilugu me ei anna endale aru, et kui olud on nii palju muutunud, siis tasub muuta ootusi endale või loobuda nendest. Kas täitsa loobuda, aga vähemalt muuta neid. Ja see, ma arvan, et on see taipamine on väga edasiviiv.
nii et kui oled mingis keerulises olukorras endaga, keerulises eluetapis või lihtsalt on see, et tunned on mingit muutust vaja, siis tasubki võtta ja vaadata läbi, et mis on need asjad, mis sa endalt üldse ootad. Mis on see, mille saavutamist, milleni jõudmist, mille tegemist, täitmist, mida sa endalt ootad. Kõige lihtsam on jällegi võtta pliiats ja paber, panna asjad kirja ja vaadata, mis on su nõudmised endale. Ja üks variant on see, et vaadata, millest sa saad loobuda. Mida sa pead üldse tegema, mida ei pea. Üks asi on päevaplaan, mis su päevaplaani peab mahtuma, kes su päevaplaani peab mahtuma ja kes sinna ei pea. Ehk et see loobumise kunst on päriselt kunst. Et näiteks inimestest loobuda, et see on samamoodi, et loobumine ja midagi, mis meil on lubatud. Ma olen selle ka suht hiljuti läbi teinud, et kui sa mõtled, et ma ei saa ju alla anda mõne inimese puhul, ma ei saa loobuda. Ja kui ma ühel hetkel nagu sain aru, mis kõik nagu, mis see minult ära võtab või mida mina ise endalt ära võtan sellega, et ma ei loobu teisest inimesest, sest et tema omalt poolt on ju ammu loobunud, siis see oli jälle ka selline suur taipamiskoht, et ma tegelikult ise võtsin endalt üha enam ja enam ära, sest ma ei suutnud loobuda. Ja see, et see loobumine või ootuste muutmine, et see on midagi muud kui alla andmine, et see on ka üks taipamine. Et me ei anna alla, kui me muudame enda ootusi või loobume mingist nõudest, mingist eesmärgist, mis me tihtilugu ise oleme endale seadnud. Või need samad nii-öelda ühiskondlikud ootused, et meil on tekkinud mingi arusaam sellest, mida peab, kuidas peab, eriti naisena, mida sa naisena pead suutma ja tegema, kui palju pead jõudma. Aga mis juhtub tegelikult, kui sa sellest loobud, ühest või teisest nagu kohustusest nii-öelda? Vastus on see, et tihtilugu ei juhtu mitte midagi. Ja see, kes seda nagu kohustust sulle peale surub, oled sa ainult ise. See, kes sinult seda ootab, oled sa ainult ise. Ja kes selle täitmist kontrollib, samamoodi, ainult sina ise. Ehk et kui endale otsa vaadata, siis tulebki tihti nagu välja, et need ootused me seame endale ise. Ja järgmine samm siit on nüüd see, et kui saad endale kirja need ootused, need nõudmised, millest sa ei saa loobuda, aga samas sa tunned, et need nagu poovad kuidagi, siis tuleb hakata vaatama, et kust need tulevad. Miks sa neid asju ikkagi tähtsaks pead, oluliseks ja miks sa ei suuda loobuda, kui tegelikult saad aru, et see ei vii sind elus edasi, see ei toeta sind, see ei ole enam sinu jaoks hea ega kasulik. Et see on nüüd järgmine etapp, kuidas nagu enda elu ja tegemiste uurimisega edasi minna. Ehk et sellised mõtted siit täna ja ma siis näitan teile nüüd pärnapuid, millest ma rääkisin. No nii, et nagu hunnik pärnasid, mis tegelikult, ma loodan, et ei tule pärast välja, et need pole pärnad. Aga ma usun, et ikka on. Nii et tõesti, vaata nüüd üle ja mõtle natukene, et mida sa endalt ootad ja äkki saab millestki loobuda. Kohtumiseni.